Tere tulemast podcasti Ettevõtlik mina. Me oleme täna Otaku Jaapani pubis ja saatekülaliseks on Danil Merkurjev, kes on Eesti venelane, sündinud Eestis, üles kasvanud siin ja räägime Eesti venelaste seisukohast, et mis praegu meil ühiskonnas toimub, diskrimineerimine ja teatud rühma segmenteerimine. Et räägime siin palju poliitikast ja ühiskonnast. Ja kui sa tunned, et see saade hakkab sind kuidagi nii-öelda vajutama või puudutama, siis ma mainin sulle selle ära, et me oleme Daniliga mõlemad täiesti rahu poolt. Me soovime, et igasugused konfliktid lõppeksid ära siin maailmas. Ja see sõda, et Venemaa on sõna otseses mõttes seal Ukrainas agressor, et me ei nõustu sellega ja tegelikult me ei nõustu mitte ühegi poliitilise süsteemiga, mis siin praegu on, sest oluline teema on silmakirjalikkus ja eliit, kes valitseb ja juhib maailma rahasid. Et lähme täna kõige selle sisse ja proovime mõista väga keerulist olukorda ja mõista, et enamus Eesti venelasi on ikkagist need, kes näevad Eestit oma koduna, et see on meie kodumaa ja see on meie koht, mida me soovime hoida ja paremaks luua. Samamoodi nagu kõik nii-öelda Eesti eestlased, eks ju, soovivad oma kodumaad paremaks luua ja hoida. Et see on meie kõigi eesmärk, hoida ja me ei soovi siia mitte mingit konflikti. Me soovime siia rahu, et väga tugevat rahu. Ja see on tänase saate põhiline mõte ja eesmärk. Vot, ja kui sa oled juba siin, siis liitu meie Telegrami grupiga Ettevõtlik mina. See on täiesti tasuta grupp, kus me lähme ka sarnastel teemadel edasi, et kus me räägime ettevõtlusest, ettevõttesüsteemide loomisest ja tsensuurist ja kuidas meie saame tegelikult paremat elu elada siin maailmas. Aga head kuulamist! Tere tulemast saatesse ja meil on täna külas üks Eesti venelane, Nikolajevits Danil Merkurjev. Ja ta räägib meile Eesti venelaste olukorrast praegusel hetkel seisuga 12. november 2024, mis siin riigis toimub. Tere, Danil! Tere, Simo! Ja kaua sa oled Eestis elanud? Terve oma elu, välja arvatud mõned aastad, kui ma elasin Moskvas, siis on terve elu. Nagu näha, siis Danil on selline isend, kes oskab eesti keelt väga hästi rääkida. Tõesti, see on täiesti mu vanemate teha, sest nad hästi pushisid seda, et ma läheks Eesti lasteaeda, Eesti kooli, Eesti lapsehoidja, kes õpetas nii eesti kui ka inglise keelt. Et need lapsevanemad, kes tõesti tahavad, et nende lastel oleks nagu eesti keel suus. Eks selleks võimalusi on olemas, aga mul oli ka eelis. Mu vanemad 90-ndatel hakkasid kiiresti rikkaks saama ja neil oli raha, et seda kõike võimaldada üldsegist. Sest tänapäeval on kõik need kursused ja Eesti koolid ja kui venelased elavad kuskil Vene linnas, siis eks lihtsalt mingi hetk tuleb lihtsalt raha küsimus ette. Ja sul oli selline nii-öelda privilegeeritud üles kasvamine, et elasid Viimsis suure osa ajast, käisid eestikeelses koolis, et sealt me tunneme üksteist. Ja, täpselt nii. Et mu kodune keel oli suures osas ka eesti keel, sest muidu on see niimoodi, et vanemad venelased räägivad kodus vene keeles, aga mul oli kasuema eestlane ja ta oli sellist nagu balti-saksa tüüpi kasuema, kes ikkagi väga palju nõudis mingisugused selliseid, ma ei tea, kuidagi Eesti kultuuriga, traditsioonidega ta mind on eestistanud rohkem. Et isegi venelased, keda ma tean, nad ütlevad, et ma olen küll venelane, aga väga eestistatud. Ja sul on vene pass, et sellepärast on meil ka teema, et Eesti venelane, et sa oled vene passiga ja
ja siis praegu on igasuguseid asju hakanud juhtuma, et sanktsioonid ja natuke nagu mõnes autoritaarses riigis, kus hakatakse keelama mingite inimeste õiguseid ja asju, aga võib-olla ma näen seda täiesti enda kalde alt, et sa näed seda õigesti, sest et no, kõige viimasem uudis on see, et võetakse hääleõigus ära. Ja see on, no see ingliskeelne teeb puzzling, et paneb mõtlema, miks see, et sul on lihtsalt mingi riigi pass või kodakondsus, peaks otsustama seda, kes sa oled. Ja teistes Euroopa riikides samuti keelatakse mingid Venemaaga seotud muuseumid, projektid, kui on lihtsalt mingi sõna Vene sees, meil on see Eestis olnud juba Vene kultuurikeskuse ümber nimetamine, Vene muuseumi ümber nimetamine, et see nagu sõna Vene, see mõiste Vene, olenemata inimesest ja konkreetsest nagu asjast on muutunud juba kuidagi selliseks negatiivseks. Mulle paistab, et ei teata Vene sõna algupära, et Vene on vanas keeles paat, paadi inimeste keelamine. No, Vene kirves on see asi, mida leitakse Eestis igal pool, et see on mingi teatud nagu kirves, mis näitab, et nende Vene asunike või siis Vene mõju Eesti aladel. Seda Vene kirvest on leitud absoluutselt igal pool Eestis. Aga huvitav on just see vestlus sellepärast, et sina oma vaadetega ei toeta seda Venemaa riigi tuumat ja praeguste sanktsioonide järgi ma usun, et sa ei toeta ka Eestimaa riigi tuumat. Riigikogu, jah. Ja Riigikogu, no sama asi, same shit, different name. Tead, mul oli raskusi üldse selle toetamisega nii enne seda kui ka pärast seda. Et lihtsalt seda tõestas mulle seda, mida ma niikuinii juba varem arvasin, et inimesed nii seal kui ka siin on äärmiselt minu vaatevinklist korrumpeerunud, isegi kui neid võetakse küll vahele korruptsioonidega, aga ma arvan, et lihtsalt see, et kuidas nad vahetavad oma istekohti selles valitsuses ja see, kuidas ütleme, meie majanduse üleüldse nagu võrdleme meie palkasi ja nende palkasi ja seda, et nagu otseselt mingisuguseid reforme pole tulnud. Aga ma olen ikkagi positiivne inimene, ma arvan, et olenemata, et kui halvad meil poliitikud on, et kuidagi inimeste mõjul, meie enda kodanike mõjul kõik läheb ikkagi paremaks. Lihtsalt nad tekitavad meile raskusi selleks. Ja. Seda ongi huvitav kogeda, et sa oled nii-öelda tavaline lihtne inimene ja siis meil on selles meedias ja riigis võetud ette, eks ju, selline riik. Ja sa oled seotud selle riigiga, kultuuriga ja järsku omistatakse sulle kui selle riigi kodanikule need halvad tunnusjooned, mis siis, et nagu sa ütled ka, et sa näed, poliitika on korrumpeerunud, sa ei seosta ennast sellega, sul on teistsugune nägemus ja ikkagist rünnatakse peamiselt just sind kui väikest inimest. No jaa, no ma ütleks, et ei rünnata nagu rohkem kui ka tavalist eestlast. Ma arvan, eestlasi ka rünnatakse väga palju. Lihtsalt praeguseks teemaks on see, et nagu miks meie kõik hinnad tõusevad, siis tuuakse välja see Vene kaart. No et venelaste pärast, Vene sõja pärast. Ja siis nagu ma otseselt õnneks nagu olles see väike lihtne kodanik, ma nii väga palju ei tunne seda nagu survet enda peale, aga ma tean hästi palju inimesi, kes tõesti tunnevad seda. Sest et kõik need samad asjad, mis ma rääkisin, et kui see toimub uus laine mingi eestistamise järgi, kui tahetakse ära keelata mingisugused nimetused või siis organisatsioonid, siis nad enam ei luba Vene tudengitel tulla Eestisse. Ja kõige selle taustaks veel see,
et hääleõigus võetakse ära, et ütleme mina kui selline üsna apoliitiline nagu tegelane, kes ei ole käinud kunagi hääletamas, aga ma tean inimesi, kes on hääletanud, et nende jaoks on see veel suurem löök. Ja ma arvan, et see läheb veel hullemakski, sest et praegu isegi meie need poliitikud, ministrid, uued ministrid, nad olenemata sellest, et igal pool mujal Euroopas juba räägitakse, et võiks äkki kuidagi leida ühise keele Venemaaga, et võiks äkki rääkida mingi nagu rahu põhimõtte nagu vinklist, siis meie poliitikud ikkagi räägivad, et ei, tuleb ikkagi panustada sõtta ja tuleb ikkagi rohkem aidata Ukrainat ja kõike seda sellist. Minu jaoks on arusaamatu, sest Eesti on minu arust liiga väike riik, kellel ei ole oma sõjaväge, meil on kaitsevägi ja olla kuskil seal, ma ei tea, eesrindel Venemaa vastu on väga ohtlik ja otseselt minu jaoks on see natukene hirmus ka. Kunagi nägin seal Vaba Laval ühte lavastust, see oli tantsuline, koreograafiline videolavastus, et seal olid inimesed, kes tantsisid modernset tantsumuusikaga samades värvides, sellistes punastes mustades ja siis olid vahepeal intervjuud nii-öelda Eesti eestlastega ja Eesti venelastega, eks ju. Et praegu me oleme lihtsalt sunnitud nii-öelda tegema seda vahet. Ja küsiti, et kas sa lähed näiteks kaitsema Eestit nagu Venemaa sissetungi puhul ja kas sa võtaksid relva, et kaitsta oma peret, mingi selliseid küsimusi. Ja need nii-öelda Eesti eestlased, nemad ütlesid, et ei, et nemad ei taha, et nemad ei hooli sellest riigist või et lähevad ära või oli sinna üldine vastus, et oli ka erinevaid. Ja siis nende Eesti venelaste vastused olid, jah, loomulikult ma elan siin ju, see on mu kodumaa ja siin elab mu pere ja loomulikult ma lähen oma pere kaitsma. Et täiesti sellised vastused, mida näiteks ajakirjanduses vaadates ei ootakski, et oleks selliseid. Ja üldse ajakirjandus ka millegi pärast teeb selle koleda nagu mingi, ma ei tea, selle natsionaalsuse kaardi, mängib välja neid juhtumid on päris palju, kuidas oli see üks poiss, kes see oli vist koolis, kellel on lapsed raskustega koolis, vist esimene klass, siis reporter hakkas talt niimoodi välja nõudma, et miks sa eesti keeles muudes hümni ei tea, miks eesti keeles ei räägi. Ja poiss Tjopa, kes oli nagu mingi täiesti nagu 1. septembril väga positiivselt vastas talle kõik vene keeles, aga pärast teda kajastati televiisorist niimoodi, et kodus tal oli hüsteeria, ta oli miks minust tehti nagu mingi täielik loll. Ja see on nagu räägitakse lapsest. No okei, see case lahendati pärast, et see reporter oli nagu ütleme, peale nagu tungivat inimeste nagu pahameelt oli see reporter nagu lahti, tema leping nagu tühistati, aga ma vaatasin selle Facebooki kommentaariumidest oli nagu, et ütleme, enamus eestlasi ikkagi väga palju toetasid teda, et ikkagi tuleb ikka ja ka iga väikest nagu vene last 1. klassist tuleb ka ikka talle niimoodi peale minna ja ütle, et mis asja, miks sa nüüd vene keeles ei räägi. See keele küsimus mulle ei meeldi, kui inimesed mängivad mingid keelepolitseid, et ütleme, miks sa ei räägi seda või teist keelt, miks ma pean üldse rääkima. Mul on õigus vaikida kas või, miks ma pean teadma ühte või teist keelt, nagu tead, et sa pead teadma, sa pead minema midagi õppima. Minu arust see, et meil on nagu liikumisvabadus, usuvabadus, eneseväljendusvabadus, kõik see nagu seisab sellele vastu, et sa ei pea midagi tegema, sa võid rahulikult elada, teenida, olla samasugune kodanik, aga et see eestlaste nagu viha selle suunas, et nagu, miks sa nagu ei tea eesti keelt või miks te kurat ära ei õpi. Ja ma täiesti saan aru, miks inimesed ei tahagi õppida, kui siin niimoodi selline nagu teed, nagu ma ei tea, kui inimesed niimoodi sinuga suhtlevad või nõuavad seda sult välja, see paremaks midagi ei tee. Kiire reklaamipaus. Oled sa soovinud paremini saada oma hääle külama, teha koostööd sarnaselt mõtlevate ettevõtjatega ja tegelikult saada võtmeisikuks oma nišis, oma valitud alal, siis sa oled õiges kohas.
nimelt meil on mentorgrupp Ettevõtlik mina, kus vaid 33 € eest kuus saad osa elu muutvatest loengutest ja kui teed 3 kuud grupis kaasa, siis sul on võimalik tulla siia samusesse podcasti oma toodet, oma teenust, oma visiooni, oma suurt missiooni maailma ees esitlema. Ja nüüd lähme tagasi saate juurde. Jah, keeleõpe on hästi praktiline oskus, et selle jaoks on vaja keskkonda, kus seda õppida ja selle jaoks on vaja ka nii-öelda suunamist, et nagu sulle lapsena tehti, et pandigi teadlikult eestikeelsetesse koolidesse, nagu su isa elas kogu elu Eestimaal või noh, ta sündis ju selles Nõukogude Liidu vabariigis ja igast Tallinn oli tema see peamine põhikoht. Jah, et Surres ei rääkinud sõnagi eesti keelt, aga nägi, et mis nagu nii-öelda piirangud tal tekkisid sellega, et ma usun, ja siis suunati sind nagu, et sa võtaks selle keele vastu ja samas võtsid ka vastu eri vaatepunkte ja vaatevinkleid olukordadele. No tal ei läinud kunagi, tal ei olnud nagu otseselt nagu raskusid tekkinud selle pärast. Sest Eestimaa on kahekeelne, nii või teisiti. Meil Tallinnas elavad pooled Tallinna elanikud on venekeelsed. Ma ei ütle, kas venelased või eestlased, ütlesid venekeelsed. Või siis näiteks ukrainakeelsed või palju... Ukrainakeelsed on suuremas osas ka venekeelsed. Jah, et see ikkagi läheb sinna samasse kohta, et mõni inimene lihtsalt paneb niimoodi, et venelased kõik, aga tegelikult isegi enne näiteks praegust konflikti oli, et väga paljud rääkisid, et nad on kas Ukrainast või siis mingist muust väiksest vabariigist, mida keegi ei teagi. Et selline venelane on ka üldistamine, nagu ma aru saan. Üldiselt kõik endised Nõukogude Liidu elanikud, vanemad generatsiooni elanikud nagu ühel või teisel määral teadsid vene keelt. Ja hästi palju olid nagu liiduriike, nagu Kasahstan, Gruusia, Armeenia, kellel on ka väga suur diaspora Eestis, Valgevene, Ukraina ja Leedu, Läti, Poola. Mul on tuttavaid Eesti ärimehi, kes räägivad lätlastega vene keeles, sest nad mõlemad oskavad vene keelt. Lätlane ei tea eesti keelt, eestlane ei tea läti keelt. Neil võib-olla on nagu inglise keelega probleeme, aga vene keelt teavad mõlemad. Ehk siis see nagu ütleme, see vene keel on mõnes mõttes abiks meile kõigile, sest me saame nagu kasutada seda nagu umbes inglise keelt, kui meil seda ei ole. Et ma ei tea, miks on vaja minna keele järgi. No ma saan põhimõttest aru, et eesti keelt vajab säilitamist, see muidu sureb välja puht lihtsalt matemaatiliselt, sest eestlased nagu väga nii palju ei sünnita. Aga ei tule seda teha siis nagu sellisel moel, et mingit teist keelt tuleb hävitada, et seda ma ei saa aru. Minu arust see on palju parem, kui inimene teab 2 keelt kui 1 keelt või 3 keelt kui 1 keelt. Aga milleks minna siis nagu, ma ei tea, nii kurjaks? Jah, sa tead 3 keelt, ma tean 3 keelt, et eesti, soome, inglise keel ja Eesti, vene, eesti keel, jah. Ja sellised nii-öelda... Eesti, vene, inglise, jah. Sellised erilised keelelised tagakiusamised on eelmisel sajandil olnud väga populaarsed, et Eestis teatakse venestamist ja ollakse nagu väga nii-öelda solvunud selle pärast. Aga näiteks Soomes toimus soomestamine, et näiteks saame keel, et kõik kuulevad, saamelased, need lahedad tegelased, kus on põhjapõdrad ja joigud. Aga Soome valitsuse poliitika oli eelmise sajandi keskel, et hävitada saame keel ära, et luua nii-öelda ühtne soome keel ja see on päris hästi õnnestunud. Et see on selline nii-öelda autoritaarne asjale lähenemine. Minu meelest on alati väga hea, et keeli on palju ja keeled nagu rikastavad ja siis tulevad need poliitilised asjad vahele, mis hakkavad nii-öelda hävitama ja inimesi omavahel tülli ajama. Ja siis on loomulikult ka mingid teatud sellised mentaliteedid, et Gustav Ernesaks ütles oma selles eluloo filmis kunagi, et enne teist maailmasõda soovisid eestlased, et kõik sakslased laseksid ennast maha ja nii edasi, aga siis peale teist maailmasõda sooviti, et nii-öelda venelased, sakslased tapaksid üksteist ära, et see on nagu sellise nii-öelda lihtsa eestlase vaatepilt, kes siis ikka veel kannab seda traumat endaga kaasas. Et mina ei väida, et ükski sõda või konflikt oleks õigustatud või vajalik ja
üldse kellegi nii-öelda domineerimine. ja veel on selline asi, et ütleme, kui Narva elanikud räägivad vene keelt, siis neid ennast, narvalasi, nad ei ole, neil ei tekita see probleeme. Aga siin Tallinnas küll on hästi palju selle paha meelt, et kuidas nad seal Narvas kõik räägivad niimoodi vene keelt. Kuigi narvalased ise on täiesti okei sellega, Ida-Virumaalased. Ja nagu päris suured maa-alad, kus sa sõidad autoga, seal on kõik lihtsalt venekeelne. No mõned asjad on eesti keeles lihtsalt nagu nägema, aga muidu seal on 95 või 89% inimesi räägib vene keeles. See lihtsalt nagu on niimoodi. Ja kui riik tahaks midagi teha sellega, ma arvan, et aasta 2024 on juba teatud mõttes nagu juba, kus nad varem olid. Et ütleme, miks praegu sõjaga hakata kõike niimoodi nagu eriti jõuliselt tegema, et nagu miks varem ei olnud võimalik midagi sellist teha. Nagu mu ema selleks, et saada Eesti kodakondsus ja kunagi õppis eesti keele ära, siis ta elas välismaal Bulgaarias ja unustas selle ära. No lihtsalt unustas, tal ei olnud seda praktikat. No kui ei ole praktikat, siis tõesti unustad nagu väga kiiresti asju ära. Ja tulles tagasi, siis ta tahtis jälle minna uuesti õppima ja siis tead probleem lihtsalt sellega, et leida mingi tasuta kursusi on suur, kolossaalne. Et see on oleks mingi keelekohvik. No ja see on nagu maksimum. Ja ütleme, kui Eesti valitsus nõuab nii väga nagu eesti keelt venelastelt, miks nad ei tee siis nagu mingid kursusi? Miks nad ei loo mingisugused lihtsamad asjad, siis tuleb kohe ütleb, aga kes maksab nende eest? Need on kallid asjad, õpetajasid tuleb ka maksta. Ja kõike seda teist ja nagu et minu arust see kõik see Vene vastu mäng ei ole tegelikult võib-olla prioriteediks üldse Eesti valitsusel, nad lihtsalt teevad sellest mingi meedia poliitilise mängu. Et võib-olla neil on täiesti ükstapuha suva. Nad lihtsalt tahavad, et nagu teenid endale mingi poliitilise punkte kuidagi, ma ei tea, mobiliseerida rahvast mingisuguse probleemi ümber, hirmutada inimesi, et nagu neid kuidagi tead nagu kapitaliseerida. Ja see on nagu poliitiline propaganda käib, et seda ma tajun. Ja ma tean, et seda videot vaatavad mingid inimesed, kes reageerivad ja mõtlevad, et siin käib mingi Vene valitsuse nii-öelda toetamine, et seda kindlasti mitte. Et nagu juba eoses me oleme mõlemad väga apoliitilised ja kriitilised inimesed, kes näevad nii-öelda korruptsiooni, valetamist ja soovivad, et seda tegelikult ei eksisteeriks siin maailmas. Ja igaüks oskab endast parima teha. Ja kui näiteks meedia hakkabki mingit ühte narratiivi ajama ja ei näita teisi narratiive, siis sellest tekivad küsimused, et miks see on nii ja siis käib selline täiesti teine elu, et ma olen täiesti nagu Eesti keskkonnas Eestis olles ja siis Soome infot võtan sisse, aga siis ma näiteks näen, kuidas näiteks mingi vahepeal sotsiaalmeedias, et näiteks et päris paljud Eesti venelased on pigem seotud Peterburiga ja nii edasi. Näiteks su venna lemmikklubi on Peterburi Zenit ja kui ma sain seda kunagi teada 10 aastat tagasi või isegi kauem, et siis ma olin nagu, Peterburi asub nii lähedal Tallinnale, et minu kultuuriruumis ei eksisteerinud Peterburi. Aga näiteks ma saan aru, et Eesti venelaste kultuuriruumis on see Peterburi täiesti normaalne nähtus. Muidugi, ja mõtle selle peale, et mis oli selle vahel ka terve suur Ingerimaa. Ja kes nad ingerlased siis on? Kas nad on eestlased, kas nad on venelased, kas vepsad, samamoodi vepsad, ingerid, see, ütleme, see probleem üldse natsionalismiga on see, et hakatakse üleüldistama, ütleme, et see grupp rahvast on näiteks sakslased või eestlased või prantslased. Kuid tegelikult, kui me hakkame minema nagu oma ajalukku, siis me koosneme väga paljudest erinevatest nagu väiksematest rahvustest, mis olid mingi hetk lihtsalt nagu minema pühitud selle natsionalismi lainega. Et need samusedki vepsad ja ingerid, need on täpselt samasugused venelased ja eestlased nagu meie. Nad lihtsalt elavad täpselt selle kogu Põhja-Eesti ja Peterburini nagu poole peal. Ja neid oli kunagi minu mälu järgi mingi 4 miljonit inimest, kuhu need läksid. Kas nad on täiesti ära kadunud? Need on need on lihtsalt meie genofondis. Et ütleme, kui räägitakse, see on rohkem ideeline asi.
öelda, et kas sa oled nagu venelane või sa oled eestlane, see on minu arvates. Tegelikult sa nagu, sul on võib-olla saksa juuri, võib-olla sul on nagu Skandinaavia juuri, mingi romaani juuri, germaani juuri, who knows. Sa võid seda ise kõike uurida välja, aga lõppude lõpuks on see, mida sa ise usud. ja see ongi selline uskumussüsteemide dogmatism. Kui ma näiteks vaatan enda sellist ajalugu, et ma tulen nagu väga rikkast taustast, et tulevad Saksamaalt, Baierimaalt on juuri, siis on Soomest, siis on Rootsist, see on kuskilt Eesti mingist piirkondadest neid juuri, et suur selline segu, selline geneetiline segu, et pigem esindan mingisugust Põhjala rassi, võiks öelda, aga kui ma näiteks kusagil Ameerikas seda räägiksin, siis öeldakse, et ma olen rassist, eks ju. Et ma esindan Põhjala rassi, aga see on nagu selline nii-öelda normaalsus. Ja siis me hakkame neid keeli vaatama ka, et kuidas nad on arenenud, tekkinud, kuidas nad ajas on muutunud. Et hästi paljud sellised baassõnad on hästi vanad ja siis nad on erinevate nii-öelda keeleliste vormide sisse pandud, nii-öelda nagu käänatud eri viisidel. Et näiteks üks sinu lemmiksõnu on see tavarish, et see on tavara, soome keeles on ikka veel sõna tavara. Ja, no see tuleb ka mingi komrad, kampadre, sellised asjad. See minu arust hispaania keeles tähendab üldse seda, et inimene, kes on sinuga ühes ruumis, et selle nagu sõna compartment või compartii, et ütleme inimene, kes on sinuga ühes ruumis ja vanasti ütleme, see minu arust oligi see Hispaania kodusõda, siis ütleme inimesed, kes olid sinuga ühes ruumis, oli nagu risk, et nad on tegelikult, no inimesed mõeldi sel all täiskasvanud mehi, et keegi võib olla sinu jaoks nagu vaenulik ja siis ei lubatud niisama lihtsalt inimesi sinuga ühte ruumi, keda sa ei teadnud. Ehk siis inimene, kes oli sinuga ühes ruumis, ta oli see sinu kompadre, sinu, ma ei tea, kompanjon sellest nagu kohas, mis ei tähenda, et te peaksid olema sõbrad või midagi, aga teil on vähemalt mingisugune tead nagu sa usud, et tema ei tee sulle midagi halba ja sa ei tee talle midagi halba. Mingisugune esimene, sa tead, face control läbid. Aga see lihtsalt see on sõna, nagu ma ei ole kommunist, mulle meeldib see sõna nagu. Ja. Paljud need mõtted ka lähevad meile nende dogmadena järele. Näiteks minu vanavanaisa, isapoolselt 2 vanavanaisat. Üks tuli siis isa liinist ja teine isa-ema liinist. Nad osalesid ideoloogilises kodusõjas Soomes. Üks oli valgete pool, teine punaste poolel. Üks lasti maha ja teine kaotas jala ja käe ja siis tuli minu vanaisa ja vanaema. Ja ma käisin paar aastat tagasi vaatamas seda endist talu kohta, kust mu see vanaisa oli pärit, vanaisa ja vanavanaisa ja kuidas ta nägi oma koduõuel väikse poisina, kuidas tema isa maha lasti ja veel teiste sama keelt kõnelevate inimeste poolt, eks ju. Et need on nagu need ideoloogilised konfliktid, mis ajavad inimesi hulluks, Soomega on üldse raske, sest ütleme isegi see Mannerheimi persoon, Peterburis pandi ju talle suur see silt nagu mingi, et kuna ta võitles valgete eest, ta oli valgete kindral ja üldse nagu kuidagi aitas valgetel põgeneda põhja valgekartlastel. Aga samal ajal ta aitas sakslastel pommitada Peterburi. Et siis nagu tekkis Peterburilastel natuke selle dissonants, et neil on nagu mingi väike nagu ausammas Mannerheimile, kes nagu justkui oli nagu see, kes kaitses meid, aitas Peterburilastel põgeneda punastelt ja oli nagu ütleme valge. Ja samal ajal ta pärast pommitas meid, et nad ei nagu väga nagu ei saanud aru, et nagu ütleme väga, keegi võttis selle sildi ära sealt, pärast pandi tagasi, võeti jälle ära, et nagu otseselt nagu oli väga raske Venemaa valitsusel kuidagi jõuda üheni arusaamale, kes on nende jaoks Mannerheim. Ja Soome selline poliitiline lugu on hästi huvitav eelmisel sajandil. Ei, mul meeldib just see Soome-Venemaa suhe, et nagu ütleme, päris karm sõda oli nende vahel, siis jällegist Nõukogude Liidu ajal võib-olla kõige parimad suhted nagu ühegi teisega nagu lääneriigiga. Et nagu väga huvitav selline, et
kas oleme justkui koos, siis oleme vastu, siis nagu ma ei tea, väga, väga huvitav. Soome president oli Urho Kaleva Kekkonen mingi kas 30 aastat, 50-ndates, 60-ndates, ma täpselt ei tea aastaid, et ma ei mäleta, aga ta oli igatahes nii 30 aastat umbes oli president, ehk siis ta oli diktaator, et ta kutsus poliitilisi oponente enda juurde, siis ta töötles neid niimoodi, et nad ei olnud enam oponendid või kui nad isegi olid, siis nad said aru, et nad ei saa olla. Ja siis tal oli ka hea suhe selle Nõukogude Liidu välisministriga, et keda kutsus sauna, aga siis tal oli seal nii-öelda bassein, ja siis ta teadis, et see välisminister ei oska ujuda ja siis kutsus teda alati ujuma ja ise oli nagu selline atleetlik, peaaegu pikem, et käiski selline nii-öelda kehtestamine ja siis ta hoidis seda Soomet nii-öelda laveeris selle lääne ja ida vahel nii-öelda. Ta hoidis seda riiki elusana, et pidigi olema nii-öelda diktaatorlik kuju. Muidu asi lihtsalt ei oleks õnnestunud. Näiteks kui poliitiliselt vaadata mingeid Eesti poliittegelasi, siis kuidas nad on nagu järjest nagu möönud nagu Eestit maha Euroopale ja Eesti maavarasid, et praegu tehakse fosforiidi uuringuid, et kellele see fosforiidi kasum läheb, mingitele teatud inimestele, kes on need kokkulepped teinud ja müügid teinud ja siis see raha läheb teatud inimeste kätte ja siis maavara eksporditakse minema. Et see on nagu, mis siin toimub ka siin praegu Eestis poliitiliselt, et tihtilugu ka selle meediaga nii-öelda blokeeritakse või varjatakse neid päris asju, mis toimub. Näiteks kui oli esimene fosforiidisõda, siis on alanud teine fosforiidisõda ja vahet pole, kes valitseb. Valitsusel pole vahet. See on jah see, kes kirjutab neid tekste, ütleme, Aktuaalse Kaamera juhtidele või nagu ERR-is, et ütleme, kuidas kajastatakse ühte sündmust. Näiteks kui mingisugune Narva see tank oli ära võetud. See tank mulle isiklikult ei meeldinud. See oli neil selline mälestusmärk, suur tank, kus inimesed said kokku pulmadeks, mingi pidudeks, see oli nagu lihtsalt kokkusaamise koht, no lastele meeldis tanki peal nagu peal turnida. Nagu mina ei toeta mingisugused sõjaelemente kuskil nagu, kus iganes, et nagu ütleme see mingi see pitka mingisugune see soomusauto kuskilt tema suure peaga või nagu need asjad mulle tegelikult nagu ei istu. Ma ei saa aru, miks peab nagu mingid surmamasinaid kuskilt nagu välja panema. Aga valitsuse mõistes see vastupidi tõstab patriootilisust ja natsionalismi, et see on kõik vajalik, et meenutada mingisuguseid tähtsaid tegusid, kuigi minu arust need on lihtsalt nagu mõrtsukad, neil anti lihtsalt mingi mandaat seda teha. Aga see on minu enda arvamus. Ja siis, kui see tank ära võeti, siis tekkis selline lihtsalt tühjus sinna kohale. Et mitte midagi asemele ei pandud, seda viidi ära Viimsisse, no nii kaugele kui võimalik Narvast, miks ei saanud Narvasse kuhugile panna, sest see oli nagu narvalaste tank, millega nad seostasid oma, ma ei tea, pulmapäevi, mingisuguseid sünnipäevi, mingisuguseid nagu koolilõpupidusi. Ei, seda võeti ära, jäeti neile tühjus asemele ja narvakad olid väga tegelikult nagu solvunud ja asemele neile ei pandud mitte midagi, see on üks asi. Ja teiseks, et see, et kuidas kajastati seda Tallinnas, seda kajastati, et umbes, et see okupatsiooni sümbol, me ei saa seda taluda enam, see on õudne, kuidas me saame, bla, 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 bla. Kuigi narvakaid keegi ei küsinud. Et Tallinn teadis palju paremini, nagu, et mis solvab narvakaid nende enda arvates. Et see ongi see, et kuidas sa kajastad seda uudist, et tuleb see nagu uudis, et juhtus nagu õudne asi, et ma ei tea, Vene sümbol kuskil seal, me seda ei tolereeri. Kuigi kuskil seal inimesed seda rahulikult tolereerivad, neil vastupidi teeb see neile rõõmu ja väiksed nostalgilised elemendid. Oli veel 2 poissi, kes, ma ei tea, oli nad noorkotkad, midagi sellist, kes Narvas ei tahtnud kanda Ukraina lippu mingil paraadil. Mis on ka väga kahtlane minu arust, et ütleme, võib ju natukene aru saada sellest, et võib-olla mitte kõik venelased nagu ei toeta Venemaad. Ja äkki see on nende ka õigus tegelikult. Jah, kui Venemaa on nagu globaalse lääne mõttes nagu agressor. Aga nagu ütleme,
nagu kas me siis lähme nagu demokraatia vastu, et igalühel on nagu oma tegelikult arvamus, kuidas ta tahab seda, äkki tal lihtsalt ei meeldi Ukraina lipp, miks ta peab seda kandma. No 2 poissi võtsid selle lipukest ära nagu paraadil, kõik need visati välja Noorkotka organisatsioonist. Väga imelik, et see on täpselt nagu ütleme, nagu me räägime hästi palju, et me oleme seal maailma ees demokraatiaga, vaba mingi meediaga, kõike IT-ga, et meil on kõik ülitolerantsed ja meil on siin LGBT plus Q, kõik asjad olemas, lihtsalt nagu mingisugune lääne paradiis. Aga siis tekib jälle moment, nagu seda kirjutada internetis ei tohi, seda kanda ei tohi, neid sümboolikaid ei tohi seal, ma ei tea, sellist nagu mingi vihakõne, ma ei tea, arvamust ei tohi, toetada mingit riiki, naaberriiki ei tohi. Et nagu see ei ole enam demokraatia minu arust. Minu arust see on nagu juba farss, see on lihtsalt nagu mingi, see on illusioon, mis meile tahetakse näidata. See jõuab tagasi selle mõtteni, et vahet pole, kes valitseb, et mis ma selle fosforiidi kohta ütlesin, et sellepärast, et valitseja alati seab enda reeglid ja piirab mingil määral seda sõnavabadust ja samal ajal laimab mingit teist nii-öelda ühiskonna korda. Et kui nii-öelda valitsev kord suudaks aktsepteerida kõiki ühiskonna kordasid, et see aktsepteerimine ei tähenda seda, et see valitsev kord pooldab näiteks mingit sõjalist tegevust või hävitavat tegevust, vaid ta võtab mingit korda sellisena nagu on ja ta ei proovi seda piirata, eks ju. Et sellega tekib jälle mingi palju selliseid vastuargumente ja vastuarvamusi. Aga demokraatia nagu mõiste on nagu juba sellises praeguses eoses hävinenud. Ja aus oleks see, kui me paneksime näiteks sellisele infotsensuurile mingi teistsuguse mõiste, et autokraatlik riigikord ja nii edasi. Ja just see nagu asi, et rahvast tihti lollitatakse nagu lambaid, eks ju. Et meil on sellised probleemid ja sellised, aga siis tegelikult käibki selline Rail Baltica terminalide ehitamine ja maavarade maha müümine. No see on väike asi, see on nagu üks asi, aga käib ka mingid teisi lepinguid seal taga. Et rahvast juhitakse mingisse suunda, kus nad vaatavad, on kurjad ja siis tegelikult taga käib selline riisumine. Silmakirjalikkus, mulle see ei meeldi, et ütleme, nemad tohivad, aga meie ei tohi. Nemad võivad, meie ei või. Et ütleme nagu isegi vene eestlaste suunas ka, et räägitakse meile, et vaata, kui halvad olid Nõukogude Liit, ise kasutavad täpselt samasuguseid taktikaid, mingid tsensureeritakse, tehakse mingisuguseid ma ei tea lihtsalt, näidatakse ette, et kuidas me karistasime neid ja nii tulebki. Oli veel ka mingi hästi loll uudis, et Vene teatris avastati vene komme ja kohe kogu internet, kuidas me saame, me oleme ju sõjas Venemaaga. Issand jumal, mis need kommid sulle nüüd teevad? Need on lihtsalt nagu suhkru konfektid, mis nad ostsid kuskilt iga. Ja siis meile jälle räägitakse, et Venemaaga ei tohi teha mingit äri. Meie peaminister tohib. Ta lihtsalt ütleb, et ta ei mäletanud, et tal perekonnas käivad mingid 100 000 sinna-tänna. Ta lihtsalt nagu mälu petab teda, ta ei küsinud, ta usaldab oma abikaasa liiga hästi. Ja sellest olenemata midagi temaga ei juhtu. Mitte midagi. No, kui Soomes selline asi juhtuks, siis ma arvan, et nad saaksid kreepsu, nad lihtsalt köhiksid, ma ei tea, mingisugused, ma ei tea, lihtsalt oma lihtsalt kopsud välja karjudes, et kuidas meie Soome peaminister sai olla nagu lihtsalt nii valelik. Aga Eestis, me oleme nii väikesed, elame üle. Aga kuidas need asjad siis selliseid tavalisi inimesi mõjutavad, selliseid Eesti venelasi? Ma olen küsinud, et mul on palju tuttavaid, et mul on palju tuttavaid, kes elavad Ukrainas, palju tuttavaid, kes elavad Venemaal ja mul on veel rohkem tuttavaid, kes nagu nii-öelda Eesti venelased elavad siin. Ja siis kõik lähevad tõsiseks ja ütlevad kohutav olukord, keegi pole tahtnud seda avada.
vot see mõjub, ma arvan, isegi mitte ainult venelaste peale, see mõjub meie kõikide peale. Kõikidel hakkab olema nagu, enamus eestlasi täpselt saavad aru, et see on ka mingisugune absurd. No ma ei tea, kas enamus, aga lihtsalt minu tuttavatest saavad ka aru, et see on kuidagi no üleliia, et see, tead, see venelaste vastane või mingi nimetame asju nii nagu, no russofoobia lihtsalt läks juba nagu no liiga suureks. Et jah, me ei taha, et Ukraina kaotaks, aga nagu me ei taha ka ise olla nagu mingi, ma ei tea, seal eesrindes esiteks, me ei taha ise sõdida venelastega ja seda ja 3. ja 4. ja nagu, aga lihtsalt see juhtub. Ja probleem on selles, et mittegi isegi, noh, eestlased tunnevad kahju, vaid me kõik tunneme kahju. Et see kõik on nagu töötab meile nagu lihtsalt tulistamine jalga ja hästi palju venelased lihtsalt sõidab ära, mõned sõidavad ära Venemaale isegi. Sest nad said aru, et nagu tekib see vastureaktsioon nii tugev, et nad ütlesid, no okei, no siis ma sõidangi Venemaale ära. Nüüd ma hakkangi putinistiks, kui te arvate, et me kõik oleme putinistid, siis me olemegi, et lihtsalt, et teile oleks nagu halvem selle pärast. Ja paljud inimesed sõidavad ära sellest riigist. No teiste riikidesse, proovivad õnne kuskil mujal. Neid riike on ju palju, no vaat nagu minu ema näitel on Bulgaaria, siis on sõbrad ka kolisid Tenerifesse, mõned sõitsid ära jällegi Venemaa suunas, üks sõitis Iisraelisse ja kuhu iganes võivad inimesed sõita. Lihtsalt see nagu lainet minu arust nagu hakkas suurem, sest noh, me näeme meie majanduselt, et majandusel läheb väga halvasti. Ja mina arvan, et nagu see põhiline põhjus, miks meil, või lihtsalt põhjus, miks majandusel läheb halvasti, on see, et me tõime hästi palju Ukraina immigrante, kellele me peame maksma, me hästi palju toetame nagu Ukrainat ja siis me lõpetasime igasuguse nagu äritegevusu Venemaaga. Kuigi see on nagu meie üks, ma ei tea, kolmandik meie majandusest transiidist oli varem. Et nagu see, et lihtsalt need 3 punkti lihtsalt nagu, et kõik need eelarve puudujäägid, millest nad räägid, seal nad on siin, need on nagu näha, et nagu peale Venemaa sõda kõik läks nagu alla, no seal oli koroonaviirus ka ja siis noh, et kogu selle taustal, aga kuna nagu ütleme, me oleme kõik nii, no jutumärkides tulihingelised patrioodid, siis suva me elame kas või nagu, ma ei tea, vetikate ja mulla pealt ja lihtsalt tänu, et me oleme lihtsalt nii suured liitlased Ukrainastele. Nagu kus on Ukraina, kus on Eesti omaette küsimus ja millised sidemed meil on nendega. Aga seda ma olen kuulnud, et siin tegelikult paljud ettevõtted jätkasid äritegevust ja on igasuguseid osasid müüdud nii-öelda Venemaale, mis on nii-öelda varikatte all, et nagu otseselt ei toetaks ja siis jällegi läheb sinna. Paljud jätkasid, aga enamus oli pankrotistunud, pandud kinni. Kõik, mis tegelesid mingisuguse müügiga Venemaale nagu mingi puidusfääris või vastupidi, sealt ostsid sisse, see kõik muutus juba nagu täiesti mõttetuks. Me ei saa osta endale nii odavat toorainet ja meil kadus nagu odav tooraine ära ja kadus ka üks klientidest ära. Ja nagu puht logistiliselt on ta meil kõige nagu lähemal ja kõige nagu, ma ei tea, suurem market. Ja läbi ja seal edasi võib juba veel Hiinasse ka minna. Ja tea, need, kes nagu väga üritasid, nad üritavad seda teha siiamaani, aga neil on iga kord nagu oht olla jällegist mingi riigi poolt kuidagi sanktsioneeritud. Et see on see silmakirjalikkus, nad ütlevad, et ei tohi, me oleme selle vastu, ise seda teevad kõike rahulikult nagu, aga ausad inimesed tõesti nagu kaotavad raha. Ja ma saan aru sellest boikoteerimise põhimõttest, et nagu nii-öelda nõrgestada teise riigi majandust ja nii edasi, aga et kui see on hoopis silmakirjalik nõrgestamine, nagu see peaministri mehega tuli selline lugu välja ja neid lugusid on veel, et siis see on nagu debiilsus. Ja ikkagi selline poliitiline mäng, et enne seda konflikti, sõda, ma lootsin, et üks hetk tekiks selline nii-öelda ühine tugev majandustsoon, seotud tsoon, mis on Tallinna, Helsingi, Peterburi, lihtsalt majanduslikult väga loogiline asi, et miks vahetada kaupu mingi väga kauge kohaga, näiteks Londoniga või New Yorgiga, kui on selline nii-öelda megalinn kohe lähedal, et see on nagu selline loogiline samm, aga sellel on kõik need nii-öelda kultuurilised traumad, lahendamata asjad, hirmud ja nüüd tekkis järgmine asi, et selline Ukraina-Venemaa sõda. Mida ka kajastatakse väga ebaühtlased.
minu arust meil kogu aeg Eesti meedias räägitakse sellest, et kuidas Ukraina on nagu võitmas kogu aeg, kuigi territooriaid on nad kaotamas. See on väga huvitav selline dissonants, et meile ka nagu müüakse seda ideed maha, et ikkagi muidugi võidavad ja muidugi on vaja veel neid toetada ja Venemaa on kohe seal nagu kokku varisemas ja Putin on haige kõikidest haigustest ja ta on üldse hull ja vot nüüd Putin peab juba Põhja-Korealt paluma mingit abi. Nagu kui vaadata natukene isegi, nagu me ei lähe nagu Vene propagandasse, et neid vaadata, mis nemad kirjutavad. Lihtsalt vaatame rohkem nagu mingi sinna keskuse poole, ütleb Saksamaa, Prantsusmaa, siis me näeme hoopis teisi artikleid seal, kus inimesed nagu vastupidi on väga realistlikud, ütlevad, et me peame nagu minema dialoogile, sest muidu pärast ei ole enam midagi päästa. Aga Eesti arvates ei, me oleme kohe varsti võitmas kõike kohe. Pole vahet, kui palju sa loed seda Delfit, nagu minust nad on nüüd selle sõjasektsiooni kuhugile veel kaugemale ära viinud, et seda nagu oleks raskem leida. Sest isegi neil nagu nad ei suuda nii palju seda nagu võlts nagu mingit kajastamise nagu tead seda illusiooni nagu luua, sest tegelikult rindel läheb Ukrainal väga halvasti ja see läheb aina halvemini ja halvemini. Ja eestlastel on seda ideed maha müüa, et nad on valinud õige poole, on aina raskem ja raskem. Sest lõppude lõpuks oleme lihtsalt realistid, nagu jah, moraalselt, eetiliselt, see kõik on nagu me saame aru, kes on siin nagu agressor. Aga lihtsalt me peame mõtlema enda majanduse peale, enda riigi peale. Meil on elanikkond 1,3 miljonit inimest. Jah, 1,3 miljonit inimest. Venemaal on see 150 miljonit inimest. Ukrainas on see 50 miljonit inimest. No neil praegu läksid, ma ei tea, 10 miljonit ära mööda Euroopat rändama. Ja siis nagu kellega me, nagu mida me tahame konkureerida, mida me tahame tõestada tervele maailmale, et me suudame, ma ei tea, panna vait nagu Venemaa või me suudame aidata Ukrainal võita seda sõda, ei suuda. Me oleme liiga väikesed. Me oleme väike selline, kuidas ma ütlen, väike antiigi selline armas nagu selline esemeke, mida tuleb hoida, poleerida, tead nagu mingit nagu midagi väga väärtuslikku, aga mitte lihtsalt nagu, ma ei tea, minna sellega võtta kätte ja siis hakata mingi kedagi ründama, et vau, et me justkui oleme nagu mingi kõige maailma ees, et me saame kõike seda teha. Minust see on üsna jällegist silmakirjalik ja väga ebarealistlik, et me suudame midagi teha Venemaale, nagu väikse Eestina, rääkimata sellest, et tõrjuda nende rünnakuid. Et kui juhul juhtub nii, et nagu Venemaa tuleb siia, siis nagu minu arust nagu ma ei tea, rääkida sellest, et nagu muidugi me võidame, et venelased, et see on täiesti jabur absurdsus. Nagu neil on nende tankide lihtsalt vägi jõuab Eestini vähem kui mingi 12 tunniga, nad on juba Tallinnas. Neil on suur laevastik, mis kohe nagu tekib, meil üks allveelaev meie nagu lahes, rahulikud, nad võivad raketiga saata, nagu nende raketid nii Kaliningradist kui ka Peterburi oblastist on täielikult nagu katnud Eesti riigi. Meil ei ole mingit neid Haimarsse, meil ei ole kõik neid mingid õhutõrjesüsteeme, mis suudaks meid nagu kuidagi päästa. Ühe nagu, ma ei tea, 2 paari tunniga raketid jõuavad kõikidesse peamistesse punktidesse, me oleme pea maas ja me kapituleerime. Aga rääkida meie rahvale, et ei, mis asja, meil on siin NATO kaitseb meid, meid ei kaitse keegi. NATO, kes peaks meid kaitsma, nad on juba siin, need baasid, mis on olemas, Ämari ja need. Kõik, mis nad suudavad teha, on kiiresti välja viia, ma ei tea, meie Reformierakonna mingi top, mingi poliitikud, ma ei tea, kuhugile Stockholmi ja kõik jäetakse meid siia alles. Ma korra parafraseerin sinu sõnastust, et kuulaja saaks aru, et sa oled sõja vastu ja sa veel vaatad, et Venemaa on agressorriik ja sa ei nõustu sellega, et on konflikt. Muidugi on, jaa. Ja näed ja soovid hoida Eestit, et Eesti nagu ei astuks sellisesse auku, et vaatadki, et nagu ta ei peaks minema üldse siia konflikti sisse, ta ei peaks olema selle konflikti osa. Ta on liiga väike ja väärtuslik, et ta saaks nagu midagi panustada selles. Ja seda ma olen ka näinud ja kogenud, et enamus Eesti venelasi, kellega ma olen suhelnud, näevad Eestit nagu väga väärtuslikku ja oma koduna ja olulisena.
et see, mis selline kajastus tuleb, sellised vihakõned, et kõik venelased on kurjad ja ma arvan, et vägistajad, kurjad, et see on meil veres, siis mulle väga meeldib see, et mis räägitakse moskoviitidest, et venelased on justkui nagu moskoviidid ja see on mingi paari mingi selle antropoloogi või jälle ajaloolase välja mõeldud ka mingi teooria, et venelased, olles nii kaua siis selle kuldse ordu või siis mis on haanide nagu mõjusfääris, ise võtsid endale peale neid traditsioone, et lihtsalt lennata peale, võtta ära, vägistada, tappa ja justkui see on nagu siiamaani, et unustame kõik need Romanovid, ma ei tea, 600 aastat nagu mingid dünastiaid, esimesi, teisi maailmasõdu, liite teiste Euroopa riikidega, justkui see kõik ikkagi nagu ei ole nii tähtis, tähtis on see, et me oleme moskoviidid, me oleme need ebaharitud, kes lihtsalt nagu tead, nagu veres on see agressioon, kes lihtsalt nagu tead, sünnib juba lapsel, väiksel on juba tead silmas, tead nagu see mingi suur Deržava Venemaa ja ta tahab lihtsalt, ma ei tea, lihtsalt nagu just nagu mõned inimesed juba niimoodi panevad seda ette, et nagu, et asi ei ole enam nagu lihtsalt selles, et kes on meie juhid, vaid see on juba meie veres. Ja tead, et see on juba hakkab juba minema siin juba teise maailma propaganda sisse, et see on nagu mingi tead vere nagu pilastus tekib ja siis pärast oi, vene mees on Eesti naisega, oi, venelane vägistas Eesti naist, kohe võime hakata mingi, ma ei tea, pogromme tegema või siis äkki teeme lihtsalt need vene getod Eestis näiteks. Lasnamägi, ma olen, see on juba valmis, segregeeritud kuidagi nagu selle getostatud olukord. Muidugi lasnamäelased tunnevad ennast seal nagu parajalt hästi, nad lihtsalt ei taha kuhugile kolida. Ja milleks on neil seda vaja? Neil on seal mõnus, neil on seal oma väike maailm, keda ei puuduta, ma ei tea, teine maailm. No täiesti okei. Nagu Ameerikas on ka Chinatown olemas. Nagu. Miks? Nad ei ole sinna kokku pannud, ise tahtsid sinna minna. Aga ma olen aru saanud, et Eesti venelastel ongi oma väiksed maailmad, et räägi natuke nendest, too mingid näiteid. No on olemas lihtsalt erinevaid, ütleme selliseid seltskondi, nagu kultuurilisi seltskondi, ma ei tea, peoseltskondi. Praegu vaata tänapäeva noored, mis on väga huvitav, et kui ma käin mööda Tallinnat ringi, ma näen palju rohkem nagu vene noori. Et nad kuidagi vist neile rohkem meeldib kuskil parkides passida koos nagu ja mingi kuulata muusikat ja teha lollusi kui Eesti omadel. Ma ei tea, ma kuidagi lihtsalt panen tähele, et nagu et vene noori on kuidagi rohkem tänavatel ja Ukraina noori ja kuidagi nad hakkasid oma vahel väga hästi nagu sõbrana. Mul endal tegelikult on hästi palju Ukraina sõpru ja ma tean hästi palju inimesi, kes on täiesti erinevatel nagu pooltel. Et keegi on nagu, ütleme, tõesti Venemaa poolt, aga tal on väga hea sõber ukrainlane, kes on Ukraina poolt ja neid see ei häiri. Nad lihtsalt ei räägi sellest, nad lihtsalt ei taha tülitseda, nad lihtsalt töötavad koos, elavad koos ja tõesti suva, aga Eesti mõistest see on nagu mõeldamatu, no kuidas nad saaksid olla koos. Saavad, rahulikult saavad. Ma töötan ukrainlastega pikka aeg, ma töötan restoranides igal pool, meil hästi palju võtsime tööle pagulasi. Ja neid Ukraina pagulasi on ka erinevaid. Mõned on tulnud nagu lõunast, mis on rohkem Venemaa poolt, mõned tulid nagu läänest, mis on rohkem Ukraina poolt. Aga oma vahel ka väga hästi ei saa hakkama. Aga ikkagi kõik elavad nagu tead nagu ühes maailmas, ikkagi kõik nagu sõbrunevad lõppude lõpuks. Ja siis aga meie meedia tahab jätta meile mulje, et nagu ei, venelane vihkab ukrainlasi ja ukrainlane vihkab venelasi ja neil üldse midagi seost ei ole. No mis mõttes seost ei ole? Keegi ka räägib, et nagu ütleme, et ukrainlased ei ole slaavlased. See vist oli meie peaminister Kaja Kallas, endine peaminister, kes ütles, et ukrainlased ei ole slaavlased. Mille peale vist Martin Helme sai kreepsus, sest neil on see EKRE-l väga suur see ka mingi see propagandajoon, et Eestit slaavistatakse või slaviseeritakse. Mis on tegelikult tõsi. Ja, sest et kui me töötame selle vastu, et me tahame, et vene keelt oleks vähem, siis nagu puht nagu protsendiliselt me toome endale rohkem vene keelt kõnelevaid inimesi sisse. Ja, et kui on ukrainlasi, siis need on tegelikult vene keelt kõnelevad inimesed. No need siin ukraina keelest ei ole kasu ja eesti keelt nad nii väga palju ei õpi, aga vene keelt nad teavad enamuses. Jah,
et selle kõige eesmärk on tuua kui nii-öelda ühekülgne on meil selline meedia ja kajastus ja siis on teine asi, et nii-öelda segmenteeritud ühiskonnagrupid. Et kui näiteks eestikeelsed grupid, kellele näiteks see saade läheb, et tihti ei ole ühenduses vene keelt kõnelevate gruppidega ja nagu täiesti nagu teistsugused nii-öelda normaalsused ja maailmavaated isegi mõnes mõttes. No see voolav vesi leiab alati oma tee tegelikult. Et see gap, see nagu vahe eestlaste ja venelaste vahel on olemas, aga neid kontakte on olemas päris palju. Nagu mina, minu vanemad, minu sõbrad, tean hästi palju näiteid, kuidas venelased ja eestlased tegelikult väga hästi teevad koostööd. Juba läbi aastate, läbi sajandite võib-olla. Koostöö on normaalsus ja ma arvan, et see on ka selle saate idee, et toimuks koostöö. Et selline lõhkumine, hävitamine, see viib ja toetab ka hävitavaid protsesse, hävitavaid tegevusi. Et isegi see parand, see koostööd niikuinii toimub, et pigem lihtsalt nagu kajastada nagu mitte rohkem seda konfrontatsiooni, et mitte seda tead nagu agressiooni teineteise vastu, et mitte leida endale vaenlast, kelle vaju nagu võidelda. Et vaenlased on teada, kus nad istuvad nagu kõrgetel kohtadel, kellel on nagu lihtsalt nagu väiksem selline, ütleme, austus nagu masside vastu, neil on omad mingid seal, ma ei tea, ideed, kolossaalselt, globaalselt. Aga no lihtsalt meie inimeste tasemel, et me võiks alati nagu mõelda selle peale, et tegelikult me oleme juba sajandeid koos elanud ilma mingi sõjata, konfliktita ja meil on alati olnud nagu tead nagu lõbus olla koos, vahetada oma kultuure ja mida iganes kõike seda. Jah, ajalugu on kole koht, kus on toimunud väga halba asju, aga kus seda ei oleks? See on igal pool olnud nii. Et nagu lihtsalt ei saa alati mängida seda ette, et nagu venelased te okupeerisite meid, et te olete halvad. No minu mõistes on see, et nagu, et Venemaad okupeeris, ma ei tea, Stalin, kes oli grusiin, koos oma mingi punaste, mingi massidega lihtsalt hulluks läinud inimestega. See on ka, ma võin seda niimoodi vaadata. Ma võin öelda, et juudid maksid kinni, ma ei tea, Vene revolutsiooni. Sest seda võib väga erinevalt pidi vaadata. Ma võin öelda, et nagu, et kõik Vene tsaarid olid tegelikult sakslased ja inglased, et nad ei olnud tegelikult venelased ja venelased olid samamoodi päris orjuses nagu eestlased. Et nagu olid hoopis mingid eliidid, aga mitte venelased, et ütleme, eliidid on need, kelle vastu me peame nagu kriitiliselt vaatama, kelle poolt me peame nõudma rohkem, aga mitte lihtsalt rahva nagu tead nagu see ilma konkreetse kuju nimeta nagu inimest, et lihtsalt venelane, lihtsalt eestlane, nagu kes see on, mis see on, kas ta on nagu puhas, kas ta on, kust ta pärit on, mis ta on, religioon, mis positsioonid, see on lihtsalt inimesed. On täiesti mõttetu minu arust, aga pigem vaadata neid, kes tõesti nagu kellel on palju võimu. Ja, tegelikult kui vaadatagi neid valitsevaid hierarhiaid, siis Vene tsaari riigi ajal nad tulidki ju, olid need ristabielu nende kõikide Euroopa suurte suguvõsade vahel. Näiteks viimane Kreeka kuningas oli Saksamaa prints või keegi selline. Läks sinna ja hakkas türklastega kohe sõdima. Kreeklaste vabadus, mina tulen kusagilt Saksamaalt või kusagilt. No see kõik praegune Hispaania kuninglikud perekond on üldse Bourbonid, need on prantslased. Nende Hispaanias on Hispaania verd nagu Windsorid on sakslased. Ja niimoodi on see nagu käinud ja ajalooraamatutes oli ju, et Venemaa need ülikud aadlikud olid kas Prantsusmaalt, Balti sakslased ja nii edasi. Ja Katariina oli ja Balti sakslane kuskilt seal, Leedust või. Ja kõik ohvitserid, et toodi kusagilt sisse ja siis nemad juhtisid nii-öelda masse, et jälle siis osava propagandaga, et ka praegu juhitakse nii-öelda masse läbi sellise osava meedia, et meedia on olnud alati olemas eri vormides ja siis masse juhitakse vihkama kedagi või midagi, siis nad hakkavad vihkama ja tekitavad endale selle jama kaela, sest seda teist massi vastaspoolel juhitakse samamoodi. See on vana see tead divide and rule, et see väga hästi sobib, sest mida inimesed on nagu rohkem koos, seda rohkem nad esitavad nagu mingid ohtu nagu valitsusele ja nii edasi. Me võime minna tänavale, me võime organiseerida ennast. Parem on meid niimoodi ära lahterdada ja luua meile mingid hirmud, mis oleksid teineteise vastu, et niimoodi on lihtsam lihtsalt nagu
meid nagu kontrollida. Kuigi ma arvan, et see on ka mingi osaliselt nagu vale, et tegelikult see võib nagu veel tagasi backfire ida veel palju hullemalt. Et nagu inimene, kes üritab kontrollida kaost, ma arvan, võib rahulikult pärast olla ise ära söödud selle masina järgi. Et ma arvan, kõik need revolutsionäärid said oma nagu üsna kiiresti oma saatuse nagu selgeks. Seal Küprosel käies oli sarnane asi, et kusagil 70-ndatel, 80-ndatel tuli Türgi armee sisse, valutas pool Küprose saart ära, et küprioodid kutsuvad ennast küprioodideks, olgu nad Kreeka või Türgi küproslased, ütlevad küprioodid. Ja siis ma küsisin seal inimesed, nagu, et mis värk oli ja mis juhtus ja see ütlebki, tegelikult jah, et nemad rääksid türgi keelt, meie kreeka keelt, aga siis ma vaatan neid inimesi, samad inimesed, samad nagu same, mingi, kuidas see käiski. Mentaliteet. Ja samasugune isegi suhtumine. Ainus asi, et pandi mingi silt külge, et meie oleme selle keelekõnelejad, eks me oleme sellest rahvusest ja siis keegi otsustas, et siis teeme nad nagu segmentideks, teeme saare pooleks ja loome mingisuguse vägivalla ja... Aga näiteks kohvi, et on Küprose kohvi, Küprose türklased ütlevad, et see on Türgi kohvi, Küprose kreeklased ütlevad, et see on Kreeka kohvi, sama kohvi, samasugusest kannust, samasugune must kohvi. Et see on tõesti nagu hullumeelne mõnikord. Aga võime vaadata, et Küprosel tegelikult see konflikt lahenes niimoodi, et nad lihtsalt jagasid nagu selle saare pooleks ja nüüd elavad juba väga ammu ilma mingi tulistamiseta ja kõik rahulikult nagu kreeklased käivad Türgis, türklased käivad kreeklased. Ja neil on see vana viha olemas kõikide nende sõdade pärast, aga üleüldiselt nad õppisid koos elama. Ma arvan, Ukraina, Venemaa vahel võib vabalt juhtuda täpselt see sama. Lihtsalt minu arust nagu Euroopa mingid teatud väiksed riigid, ma ei hakka nimetama neid. Nende jaoks on nagu mingisugune kaotus on nagu mingisugune võimatu lihtsalt stsenaarium, mida tuleb igat pidi nagu hoiatada. Nagu, ma mõtlen, et nagu juhul kui näiteks Trump praegu tulles presidendiks lahendab selle konflikti nii, et Putinile jääb kõik, mis talle jäi ja Zelenskile jääb, et lihtsalt tehakse niimoodi vahele. Mida siis Eesti teeb? Kas nad hakkavad siis nagu vihastavad nii kõvasti, et nad ütlevad, see on juba kõik venelasi siit Eestist välja. Me ei nõustu, et saadame kõik venelased näiteks välja riigist. Või midagi sellist. Et nagu lihtsalt, mul on natukene selle pärast nagu hirmus, kui väga see nagu meie poliitiline, ma ei tea, sa tead, ideoloogia selle Vene nagu kui agressori vastu, kui kaugele ta läheb lihtsalt meie enda nagu rahva nagu peal. Et kuidas nad hakkavad ennast välja elama, kui nad kaotavad? See on mu küsimus. Kas nad lihtsalt ütlevad, me kaotasime, asi nii, no siis nii. Ja või siis vastupidi nad, ma ei tea, oh my god, me kaotasime, nüüd me peame neile tagasi tegema. Hakkame raha koguma uueks nagu selleks risti selleks sõjaks, et pärast läheme koos Ukrainaga Moskvani. Mis Eesti valitsus nagu teeks? See on lihtsalt retooriline küsimus, ma ei tea, mis ta teeks. Ja siin ma rõhutan välja, et Danil jälle väljendab sellisest vaatenurkast, et nagu mis meie rahvas ja meie valitsus, et selline nagu nii-öelda teadmine, et mis meile nagu antakse välja, et venelased on halvad ja bla bla bla, aga kui juba vaadata seda sõnakasutust, et Danil näeb ennast nagu siinse kohaliku inimesena, siin sündinud ja aga sa ei ole eestlane, sa ei nimeta ennast eestlaseks. No võin öelda, et ma olen eesti venelane või vene eestlane, mul on üks tapuha. Lihtsalt ma olen nii eestistatud, jah, mul on nagu 0 eesti verd, aga ma olen lihtsalt nii eestistatud, et ma võin vabalt öelda, et osa minust on tõesti eestlane. Ja hoopis kogu see teema üritab tuua nende konfliktide ja kogu selle nii-öelda propaganda pluss tsensuuri need nüansid välja, mis selle taga tegelikult toimib. Ja hea asi on see, et sellist avalikku meediat järjest vähem tarbitakse. Järjest rohkem otsitakse informatsiooni kõrvalistelt kanalitelt, aga neil toimub ka tsensuur, et näiteks siin videos on jälle öeldud asju, mis kindlasti tekitavad teatud inimestest pahameelt, sellepärast, et siin on 2 tüüpi, kes arvavad, et ärme sõdi, et maailmas võiks valitseda rahu, hoiame Eestit. Ei, nagu ma olen, et kõik meie vaatajad nõustuvad sellega, et Eesti ei peaks kellegiga sõdima. Sellega ma arvan, nad nõustuvad. Lihtsalt nagu juba siin kes
kes juba väljaspool Eestit nagu peaks sõdima või mitte, sellel mul on endal ka nagu mingi mitte täiesti nagu, ma olen küll nagu rahu poolt igal pool, aga lihtsalt ma saan aru, et nagu ei saa ka lihtsalt nagu lihtsalt vaadata, kuidas sinu maid võetakse ära ilma midagi tegemata. Et midagi on mingisugune kaitserefleks ja samamoodi, et kui sinu juurde tulevad pätid koju, et nagu asi on see, et kas sa nagu jooksed ära, lased neil nagu, ma ei tea, võtta kõike, mis sa tahad, või sa lihtsalt võtad relva ja siis kaitsed oma maja nagu kaks sellist nagu varianti, et nagu tuleb alati vaadata nagu eraldi, aga ma arvan, et kõik võivad nõustuda, et Eesti ei taha kellegiga sõdida, no lihtsalt Eesti ei ole see sõjariik, me oleme liiga väikesed ja liiga nagu ütleme eksklusiivsed või mitte, ma ei tea, haruldased, ütleme niimoodi. Me oleme nagu punase raamatu mingisugune loom, mida on vaja kaitsta ja vaadata, et tal kõik oleks hästi. Mitte minna nagu eesotsas teiste suurte nende, ma ei tea, lihtsalt karjaloomadega kuhugile karjas kellegi vastu, sest me võime kaotada kõige rohkem, sest me kaotamegi sellest kõige rohkem. Nii majanduslikult, puhtalt nagu inimlikult, mis meil siin toimub ja kõike seda, sest me ei ole see riik, mida me lihtsalt kujutame endale ette. Mõtle, kui sellist haruldast isendit hakatakse kõttima, mingi palju neid eesti keelt kõnelejaid inimesi maailmas on, et 1,5 miljonit maailma peale laiali äkki. Ja hakatakse seda isendit siis kõttima ja siis pooled isendid jooksevad minema kuskile veel rohkem laiali. Ja siis need, kes seda agressiooni ajasid, siis tuleb välja, et neil oligi tegelikult selline äriline majanduslik tagamõte. Ja nüüd ma räägin sellisest kohaliku riigi poliitikast, et kui ehitatakse ja proovitakse neid maavarasid kätte saada, et erinevad muldmetallid ja raskemetallid ja fosforiit, mida tahetakse maa sees kätte saada, et tundub, et sellel nii-öelda agendal on taga hoopis mingi teine kasu, et miks on vaja vähem rahvast siia maale, et siis hakata nii-öelda läbi eelnevalt tehtud kokkulepete raha tootma. Et kui ma sellist asja välja ütlen, siis ma arvan, et kui keegi selline tsensuuri inimene kuulab seda, siis ta kohe nagu tõng hakkab neid nuppe vajutama ja otsib teised ülesse ja siis sisu praegu keelatakse ära. Eesti asub nii, ütleme, tänapäeval ebasoodsas kohas, et meil on kõige suurem see piir Venemaaga ja see tekitabki kõige rohkem neid nagu probleeme üldse, sest kõik kardavad, et nagu kuna me oleme nii lähedal, siis me oleme nagu järgmised. Et ütleme, me kardame palju rohkem inimesed kui Liechtensteinist, kes asuvad nagu kõikide Euroopa riikide vahel suure nagu mingi armeedega või mingisugused seal mingid, on need mingid väiksed pisineid riike, kes tunnevad ennast nagu palju turvalisemana, sest neil ei ole kõrval sellist nagu naabrit nagu Venemaad. Ja siis nüüd tekib küsimus, kuidas suhtuda, kas hakata Venemaad nagu torkima, nagu, et nagu mine ära umbes, et ära, ma ei tea, ehitama nendest pulkadest, ma ei tea, tikkudest endale selle, ma ei tea, seina või ma ei kujuta, mis seina võib ehitada. Nad räägivad lihtsalt nagu, millist seina ei saa lihtsalt üle sõita ühe tangiga. No see on jabur jutt mingisugusest seinast. Et hakata mõtlema, kas me hakkame olema nende vastu või äkki me saame olla kuidagi tead nagu nii neile kui teile. No nagu niimoodi. Jah, see ei ole kõige moraalne eetilised, aga ajaloos on nii palju häid näiteid, kus on võimalik tead nagu istuda 2 tooli peal või kus nagu tuleb istuda 2 tooli peal, eriti kui sa oled nii väike ja nagu habras nagu õrn lilleke. Et siis sa pead lihtsalt nagu võib-olla natukene, ma ei tea, vaatame üle seda poliitikat Venemaaga. Aga ma ei usu, et see juhtub. Seda arvatavasti ei juhtu, et toimuvad mingid teised protsessid ja ikka veel ei väida, et see Venemaa valitsus võiks seal kesta. Sama ei väida ühegi valitsuse kohta. Tegelikult oleks vaja reformi kogu süsteemile, kogu sellisele poliitikale ja demokraatia ümber sõnastada, et tänapäeval ta ei tähenda demokraatiat. Ja siis veel vaadata näiteks seda külmasõjaaegset Soomet, et kõikusid nagu sellise piiri peal, sellepärast, et nagu hoida oma suveräänsust. Ja ega nad NATO-s ei olnud ju. Ja NATO-s nad ei olnud. No ei olnud NATO-s, neil oli kõige suurem piir Venemaaga, nad NATO-sse küll ei tahtnud sisse astuda, nad juba teadsid, et nagu neil midagi mingit probleeme ei peaks tekkima. Et selline osav nii-öelda rahva ja rahu säilitamine.
et ameeriklased kõik nagu kartsid venelasi, et neile saadetakse mingi tuumapommid, samal ajal lihtsalt Venemaa küljel soomlased rahulikult istusid, kedagi ei kartnud. Miks me ei saa olla täpselt samasugused, ma ei saa. aga huvitav on see, et läänest oli Eestile suunatud kõige rohkem tuumarelvasid, nagu põhilised tuumarelvad olid sihitud just Eesti peale, et kui oleks tuumasõda alanud, oleks Eesti maa-ala nagu langenud sellise esimese rünnaku ohvriks. et selline ja Tartu oli üks nendest kohtadest suure lennuvälja pärast, et ja, et see oli üks targetitest, sihtpunktidest, kuhu tuumapomm läheks. aga jah, et sellel ilusal noodil. selle ilusal noodil lõpetame. tegelikult põhiline sõnum on see, et Eestit tuleb hoida, ärme ässita üksteist nagu üksteise kallale. kui siin Danil räägib, kes on nagu Vene passiga, niimoodi räägib nagu sellest meie maast ja kuidas tegelikult enamustel Eesti venelastel on südames ikkagi see Eesti, et see on meie kodumaa ja teda tuleb hoida, kaitsta ja meie loodus, rukkileib, meie inimesed, naised, lapsed, kõike seda. vot nii, aitäh kuulamast ja nägemist. Head aega.